on veidi harjumatu ka näha mind spordiriietes, treadmillil ja hakkamas oma tunniajast jooksu tegema. Minu jaoks on küll üllatus ja midagi väga uut. Sellel aastal ma otsustasin, et nii palju kajastatakse Eesti tippspordimeeskondade siseelu. Minnakse, tehakse episoode, tehakse nendega kõik mängupäevad, asjad kaasa. Sellel aastal koos Unibetiga ma otsustasin, et aitab sellest pullist. Läheme Eesti jalgpalli teise liigasse ehk FC Hiiumaasse. Teeme 8 episoodi läbivalt terve hooaja. Filmime erinevaid mänge ja vaatame, kui kaugele jõuab FC Hiiumaa see aasta teises liigas. Me lihtsalt ei filmi seda ja ei too teieni seda nii-öelda elu-melu, vaid ma lähen ka päriselt võistkonda mängima. Esimene mäng on 23. märts. See on pühapäev, see on Hiiumaal, see on kodumäng ja see on Keila jalgpalliklubi vastu. Mis selle võib-olla selle point veel on see, et ma tahan näidata teile seda, et milline on see harrastus jalgpalluri elu, kui palju sa pead oma aega sinna igapäevaselt sisse panustama, ise saades tagasi ainult emotsiooni. Näitame teile erinevaid persoone, miks nad jalgpalliga tegelevad, mida nad teevad väljaspool jalgpalli, ehk siis mis on nende igapäevatöö. Kuna hooaja esimene mäng on kohe ukse taga, siis siit Mehhikost ma lendan otse Tallinnasse, võtan kodust oma auto, laks Hiiumaale praami peale ja meie esimene persoon on FC Hiiumaa peatreener Mario Dektjov. Mina proovin Eestisse jõuda ja lähme Mariole külla, nii et näeme Eestis. Siiski tuud erilist ei märka mu silm, nähtud kõik kui vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Siiski tuud erilist ei märka mu silm, nähtud kõik kui vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Ja selles seerias hakkavad erinevad FC Hiiumaa mängijad näitama oma mingeid erilisi kohti, räägivad oma erilistest kohtadest ja mina valisin enda üheks eriliseks kohaks Kärdla linnastaadioni, kus ma põhimõtteliselt võiksin öelda, et ma olen terve oma lapsepõlve veetnud. Iga koolivaheaeg suvel me olime kogu aeg siin Kärdla statkal. FC Hiiumaa riietusruum on seal siuke õnnetu sinine konteiner, kus on mõlemas seina ääres siis üks pink, teine pink ja nagid. Ja peatreener ise on kunagi mänginud ka FC Hiiumaa jalgpalli. Tema enam jalgpalli ei mängi, nüüd ta lihtsalt karjub kõrval. Vennad, mida me magame seal platsi peal? No, võida, sinuta oma jalg välja, kurat! Ja ma ütleks, et tegemist on üpris pulivanaga. Ta võiks suhte tiimi see aasta mängima ka panna. Tere, Mario! Tervist! No tule istu lauda. Tegid meile kohvi ära või? Teen jätkuvalt veel. Sa ise ei ole kohvimees? Ei ole, jah. Aga kuidas sa kohvi oskad teha? Kuule, lõpeta. Mis sa Keilast oskad rääkida üldse? Keila on sel aastal suuresti noortepunt. Paljud koolipoisid on seal. Keilaga vahetas treener ära. Et neil on treener, kellega me 5 aastat oleme muidu koos teinud. Eks neil on natukene nagu lihtsam, kuna nad teavad kõiki meie mängijaid, aga meie nende mängijatest suurt ei tea midagi. Kuidas eelmine aasta omavahelised mängud olid meil? Keilas viik ja kodus kaotasime vist. Vastik, jah? Väga vastik. Mis meie satsis see aasta arvad? Raskem kui eelmine aasta? Eelmine aasta oli trenne natuke rohkem, et mis teeb iga aasta asja keeruliseks on see, et võistkond ei treeni üldse koos. Tallinnas teeme näpal korra, jah? No Tallinnas teeme, aga siis on mingi ports vendasen Tartus, mingi ports vendasen Hiiumaal. 1 trenn nädalas on ikkagi vähe selle liiga jaoks, ma arvan. Kellel pole raha, kes ei jõua, kes ei taha ja nii edasi. Ma arvan, et see mäng tuleb üli tasavägine, et ma ikkagi arvan, et me näpistame napilt ära selle asja. Lähme mängule. Mis selle mängu oli või miks need ära võtta? Väga lihtne, esimene mäng, esimene 30-st, 3 punkti, Lebo. Karla, mis sinu roll täna on? Tulid käed taskus nagu omanik? Jaa, minu roll sõltub puhtalt vaatenurgast. Kelle jaoks ma olen mängija, kelle jaoks ma olen spordipsühholoogia konsultant, sest spordipsühholoogia konsultant on minu ametlik nimetus täna protokollis. Aga vaatame, kas ma kellegi psühholoogiat siin päris ravima hakkan, sest ma ei tea, kas ma saan jagu sellest kõigest. Staadionil on niisugune kihvt eripära, et kui haigla on siin kõrval, siin on see helikopteri maandumisplats siin taga ja kui
helikopter hakkab Tallinnast tulema, midagi siin Hiiumaal juhtunud on, hakkab signalisatsioon tööle, kui ta mingi teatud kaugusele jõuab või. Ja siis tuleb siin Statkal nagu mäng kokku tõmmata ja jääb mäng poolele. 25 aasta on käes ja hooaeg kohe hakkab. Täna on Keila, järgmine nädal on juba Levadia ja nii see elu meil edasi läheb. Need mehed, kes kohe esimestes mängudes mängida ei saa, hooaeg on 30 mängu. See on pikk hooaeg. Nagu ma ütlesin, väikses karikas, me võtame osa väikses karikas, mängivad need vennad, kes põhihooajal nii palju mängida ei saa. Mängu juurde mehed. Et see, et me teeme vähe trenni, see ei tähenda seda, et me saame neid mänge peksa. See ei tähenda seda, et me ei oleks hooajaks valmis. Kõik vennad, kes platsile lähevad, see pakk, käib vile ja sa annad tuld. Kõige rohkem mind häirivad need vennad, kes lähevad platsi peale, lähevad jalutama. Kui sa ei oska, sa oled kaigas, sul läheb mäng raiada, mida iganes, kõik asjad. Aga sa pingutad, sott 10 prossa, sa annad niimoodi tuld, annad ja kõik saavad aru, see mees tõesti pingutas. Platsi peale proovime leida need 10-11 venda, kes tõesti nagu pingutavad ja annavad endast maksimumi. Mul on mänguhirm. Väga hea, hirm on hea. Aga meil on platsil, mul on juba palju valitud inimene, kes seda näitab. Aga sa ise veel ei tea, kes ta on, sa mängu ajal näed. Kutid, üks asi veel. Me ei hakka mängu käigus vastast peegeldama. Me mängime oma mängu, mis on meie mäng. Aine? See tähendab seda, et kõik vennad liiguvad. Isegi kui sul on aega teha, sa lähed ikkagi kiiremini ülesse. Ei jää jalutavad vennad, ma võtan väga kiiresti välja mängust. Kõik tahame võita kõike. Kõike mitte midagi, niisama ei anna ära mitte ühtegi asja. Karlat ei ole keegi ju väljakul rääkima ka. Rääkige kõik, sest siis võib-olla keegi kompenseerib selle. Midagi meelest te olete ainuke seda maakonda esindav meeste ja meeskond Eesti jalgpallis. Ehk siis see ei ole lihtsalt mingisugune suvaline kuradi teise liiga sats, Hiiumaa meeskond, te esitate kogu seda kuradi rahvust. 1, 2, 3. Otsime, mehed. Eesilu, mine! Ja mine, Kermo! Lase ära pall, lase alla. No ei saa, ei suuda lasta. Hästi, Argo, ja go, Argo! Ja jookse! Ei saa. Meie, tõuse! Jaa, minu kool reis. Super, Läks. Läheb Oliver, 2 oleks vaja juba lüüa all, kurat. Nagu plaanitud. Jah, aga pikk mäng on meil ees. Järmo, võta ette ta! Säki, kurat, lõe ära siis. Olger, see on kõige kiirem lahendus on vaja leida, aina sa saad palliga, sa lõpuks jooksed kokku ära taga. Nii tehakse! Ära teda peksad on niigi santi. Argo, mängime nüüd, come on, Hiiumaa! Kõik, Järmo! Kõik! Tuleb mehel lihtsalt öelda, mida teha ja ta teeb ja siis on kõik korras, Muidu ei saa aru reis. Kõik asjad tuleb ette ütelda meestele, 3-0 on päris hea ees ole. Võib-olla saan ka täna mängu siis. Jah, Robin. 3-0 pealt isegi võib lubada vaikselt sulle midagi. Täiesti äge. 1-0 pealt ma ei saaks. 1-0 pealt oleks riskantne. 2005 aasta Liverpooli AC Milani meistrite liiga finaal näitas, et 3-0 poole ajal ei pruugi tähendada mitte midagi. Teie asi on see mäng ära otsustada. Teie asi on see asi ära teha. Ja kõik on korras. Ette poole on vaja pall saada, Tobias ootab juba. Lasime auto veelegi. Kõik hakkab pihta õigeaegselt vahetusest, on ju? Ja, ei. Robin ikka täitsa ulmene. Ei kujute ära, kui uhkeks ta nüüd läheb. Vend jõudi selle 2 minti väljakul lööb ära. Rahu, Kermo, rahu. Ära anna, praegu pole vaja, Kermol on eelmine aasta reegel, et kui ta võtab jutustamisest kolla, siis see on 5 mänguline keeld.
loomulikult võttis kollase ja oli 5 mängu eemal. Pool aastat käitus väga ilusti, aga tundub, et nüüd on õppenud meelest läinud, sest vana Kermo on tagasi. Aga pole hullu, meil on terve hooaeg aega parandada. Üles mängi oma pall! Kaks. Aitäh kõigile! Kaua sa ise oled seda tiimi siin treeninud või peatreener olnud? Miks sa teed seda? Küllap on mingi emotsioon, mida ma sellest otsin või mis ma sellest saan, et hakkasin jalkat mängima 5-aastaselt. Polgu võimlaskärdlas toimusid treenid. Stanislav Sarkovski oli treener ja kuidagi jäi see pisik juurde. Ma käisin vahepeal ka proovisin midagi korvpalli ja mingid teisi asju ka, aga kuidagi kõik teed viisid ikka tagasi jalka juurde. Ühel hetkel saab see noorusaeg otsa, tuleb linnakooli minna ja käid koolis, äkki 2013 olin tagasi Jumala. Abikaasale pakuti siin tööd ja mingi aeg pakuti mulle spordikoolis treeneri tööd, et esimesed grupid olid vist Käines mul. Tanel Klee oli seal noor poiss ja sealt hakkas treeneri töö pihta. Ma ütlen 2015 äkki hakkasin esindusmeeskonnaga nagu koos olema. Sa oled mingit tööd enne ka teinud, siis enne treeneri tööd või? Ehitust tegime. Tagantjärele mõeldes, et kas oleksid praegu parem objektil või annaksid trenne? Ma olen isegi selle peale mõtlenud, et teeks mingi terrassi siin esmaspäevast rahulikult reedeni ja oleks vaba nädalavahetus ja kõik oleks äge ja absoluutselt huvitav, mis seal staadionil toimub, aga praegu on niimoodi, et oled esmaspäevast reedeni oled staadionil ja siis oled nädalavahetusel veel kuskil staadionil. Teise liiga satsist on nagu võimalus kellelgi nagu kõrgemale vaadata või kõrgemale liikuda või pigem on juba väga raske? Sel aastal läks Jonathan, läks sinna Nõmme Unitedisse. Kuidas ta seal hakkama saab, ma ei tea. Ma loodan, et saab. Muidu võib-olla võiks mõni ka kõrgemal kuskil mängida, aga suvi on vaja Hiiumaal veeta ja siis sa ei saa ikkagi kuskil kõrgemal. Kui palju sa näiteks ise pead ohverdama enda aega, et seda pulli siin tervelt läbivalt hooaja nagu kaasa teha? Pere arvelt, sõprade arvelt ja... No eks see treeneri töö on elustiil, eks ole. Sa ei saa võtta seda sellena, et mul on nüüd pühapäeval mäng või laupäeval mäng või siis laupäeval mängid mingi noortepundiga kuskil, pühapäeval mängid mingi teiste meestepundiga näiteks kuskil mujal. Eks see pere peab toetav olema ja sõbrad peavad ka aru saama, aga selles mõttes küll, et päris palju üritusi jääb tänu sellele minemata ja koos olemata, et ei saa ütelda, et midagi ei ohverda, kindlasti ohverdada, aga see käib selle asja juurde. Hooaeg on päris pikk. Mis sa arvad, mis on nagu meie võistkonna kõige nagu tugevam külg, mis võiks teha meid nagu ühtseks, et mis võiks olla see tugevam külg? Tugevam külg on see, et me oleme hiidlased, ma arvan. Meid teeb tugevamaks see, et meil on paar saarlast. Et läbi aegade Saaremaal on Hiiumaa vendasi mänginud päris palju. Nüüd mõned aastad on meil mänginud üks saarlane Karmo Paju ja sel aastal tuli Popu juurde. Nad kindlasti teevad meid nagu võistkonnana tugevamaks. Väiksed uudised ka teile. FC Hiiumaa teeb nüüd 2 korda nädalas trenni, sest Unibet on nõus maksma kinni meie poiste trennid, et meie poisid ei peaks ise maksma. Seega nüüd me oleme rohkem konkurentsivõimelisemad. Eelmine mäng me kaotasime siis FC Levadiale, U19 poisid, 3-1, mängus 8 kollast kaarti, millest 2 läksid punaseks ja tulid meile. Ja üks süüd on siin, Ints tule siia. Miks punane kaart eelmine mäng? Ma sitt. Okei, aga Kermo punane kaart? See ei olnud punane. Kohtuniku süü? No pigem küll, seal ei ole. Treenid jätkuvad 2 korda nädalas, mina kogun vormi ja juba on kohe uus mäng Tartu Velko 2-ga. Tuleb raske mäng, aga ilmselt lähme võitma ja võidame ka. Eile, ehk siis 11. aprill 4 päeval helistas mulle peatreener ja ütles, et Robin, meil on väike kriis, me lahendame kriisi, sina alustad siis homme põhikoosseisus ja meil ei ole teisi ründajaid. Ma ei tea, kuidas ma 90 minutit vastu pean, ma arvan, et ma ei ole hetkel 90 minuti vormis. Kermo, trahvid? No neid on siin oma jagu. Ei ole. Loeme vaatajatele ka ette, mille eest trahvid meil siis nüüd kirjas on.
Märgid, et tuled trenni, aga ei tule 2 eurot. Ei märgi, et tuled trenni, aga tuled 2 eurot. Ei ole trennipäeva pärastlõunaks üldse midagi märkinud, 2 eurot. Ebasportlik kollane, jutustamine, närvitsemine ja muu selline. Kermo, 2 eurot. Otse punane, 5. Hilinemine trenni rohkem kui 3 minutit, 2 eurot. Hilinemine mängu kogunemisele, 2 eurot. Räägime sellest asjast. Esiteks võtame selle päeva, mis täna on. Nagu hakkame algust peale. Hommikul kell 7. Hakkad Hiiumaalt tulema, eks ole. Ärkad üles, värki, jõuad siia kell 23 mäng, kell 5 läheb minema, 20-30 laeva ei ole, kell 1 jõuan koju, 18 tundi päev. Kutid, ma ei tule siia kuradi sita emotsiooni saama, ma ei tule siia nalja tegema. Teie, kes Madrid lähevad, läks koju 2 tundi ja näge, mis te elad Lasnamäel. Aga sina kuradi, ma pean tagasi purjetama enda. Ja ma kuradi purjetad seal, eks ole. Kõik vennad võtavad tõsiselt seda asja. Kõige olulisem selle asja juures. Miks sa teksadega soendad? Ütleme nii, et eelmine mäng, et kohtunikud tegid natuke ülekohut mulle. Täna pean kahjuks teksapüktes viibima, see järgmine mäng tugev on tagasi. Ole algusest peale ainult vahet. Algusest peale saad ainult vahet. Tobias, jälgi mööda, jälgi, Tobias, ei lase oma ette tal. Ja kauge, Armo, kauge, enne. Löö! Kuidas ei lööks sen? Teise mees sööt on siukene. Sulgu! Jep. See puude peab olema okei sul. Kurat napilt, nipa-napa ei ole olemas siukest. Ärka üles nüüd. Timo vastu! Hästi kutid, hästi Juma. Kes kurat, omad poisid ju, mis sa teed? Robin liiga üksi jääd seal niimoodi. Tule, Robin, nad ei tule nii kaasa. Nüüd läheb jooksu ka. Läheb ringiga jooksu. Löö lihtsalt, löö, Karmo Lõimann, löö. Rahu, Timo! Jooksed kinni selle võti, Sillu slaidib, yes. Tubli Sillu, yes! Kevin möida! Kurat, küll kui lihtsalt annab ära, noh. Vennad, on lihtne samamoodi teha, tahtsime ka nii teha, vastane peab ette näitama ikka kõik asjad. Timo! Kurat, üks moodus neil on ja nad tulevad. Sõbrad, kesed, vaadake siis natukene. Ma arvan, selle esimene asi, mida tegema peame, on see, et kogu tiim mängiks ühtselt. Praegu pool tiimi mängib ja pool lihtsalt kannad maas seisavad ja midagi aru ei. Okei, kutid. Kui ma mängu algul joonistan tahvli peale, sul on pall, sa lükkad värava eest läbi, siis meie pool kaitse keerab ümber külje Audi poole ennast. Miks? Liikumised peavad toimuma, et palli saada. Kõik vennad võiks aidata palli võita, kõik. See, kes jalutab, siis see ei ole see liiga, kus sa jalutades. Ma ütlesin mängu algul, sa ei saa siia jalutama tulla. Ei saa. Peame jooksma hakkama, peame jalad perse alt välja võtma üks hetk. Seljas, Jacki, seljas. Ei lase välja! Ei saa, ei suuda tulla kiiresti ära. Tobias, mine nüüd! Mismoodi sa liigud nagu maa kuradi laupäeva õhtunes? Liigu, Hiiumaa! Kutid, come on! Las ta jääb, ta mängib äärde ju. No kuidas see kollane on? Jalad ees maha tõmmata. Võta kokku ennast. Hästi, Robin! Putka küll, jah. Jumal tahadud, et see asi läbi sai. Kole, ära mine kuradi madalamatest liigadest detaile mõtetama. See on kuradi kõkke-mökkine. 90 minutit. Ei olnud tegelikult kõige hullem, ei ole jalgades tegelikult nagu... Ei ole nagu nigi raske tegelikult. Kops läheb kokku ja siis on siis näe. Aga nagu tegelikult 90 minti joosta nagu... Ei ole hullu. Ma ei oska midagi öelda, käib Okei, kutid, võtame kokku selle kuradi pulli siin praegu. Esimene asi, me jätame selle paki siia samma kuradi Tartussena. Et siin ei ole vaja nutta. Täna noored mängijad aitasid meid, et me üldse võistkonna kokku saaksime. Et nii palju mehi on puudu lihtsalt. Iga mänguga tuleb nüüd kedagi juurde. Ja kuradi pea peab natuke püsti olema. Ei tasu nutta edasi, mis siin saama hakkab.
ei no siin koduhoovis on peamiselt säinast. Esimene kala on käes. Hakkasin jalgpalliportaalis Soccernet kirjutama, kui ma käisin 8. klassis. Mis me teeme, Kermo? Saad kollase, võtan kohe mängust ära või? Siis saad vähemalt järgmine mäng mängida, muidu saad veel kollase ja siis jälle päris. Ütleme nii, et elu tahab meie saatuse ikka väga põnevaks teha.